Saku valla ajalehes Saku Sõnumid juulikuu numbris ilmus teade, et 25. juunil oli toimunud RMK esindajate kohtumine Saku valla elanikega, mille eesmärgiks oli tutvustada siis RMK plaane metsa mahavõtmiseks Saku asula põhjapiirkonnas Männitee ja raudtee vahelisel alal 6 erineval raielangil. 25. juuni oli selline päev, kus inimesed on veel seotud pühadega ja puhkustega ja sellel kohtumisel, nagu ma tagantjärgi sain aru, oli väga vähe inimesi, alla 20 ja enamik selle piirkonna elanikud, sealhulgas mina, ei saanudki teada, et see kohtumine üldse toimus. Me muutusime aktiivseks siis, kui pandi välja sildid, hakatakse raiuma augustis-septembris seda sama 6 raielanki, mida oli siis RMK välja valinud mingisuguste kriteeriumide alusel, mis meile jäid arusaamatuks. Miks valiti just need metsatükid siis ja veel lageraie rankideks, selle asemel, et metsa puhastada, harvendada või vajaduse korral teha siis valgustusraiet, hooldusraiet, et miks peab tegema metsas, mis on loomuliku tekkega, loomulik segamets, miks peab seal võtma lageraiet, sest sellel metsamajanduslikus mõttes ei ole ju suurt tähtsust, aga sellel metsal on väga suur tähtsus selle valla ja eelkõige Aleviku asula inimestele. Seal toimub jalutamine, seal on terviserajad, vaba aja veetmine, seal on mustikamets, müra tõkestavad funktsioonid, grupp inimesi, kes elab Saku Aleviku põhjaosas, otsustasid moodustada MTÜ Saku valla metsade kaitseks. Me võtsime vastu põhikirja, fikseerisime selle MTÜ eesmärgid ja esimeseks konkreetseks sammuks on siis katse hakata läbi rääkima Riigi Metsamajanduse Keskusega sellel eesmärgil, et seda metsa ei raiutaks lageraiena, vaid et mets oleks hooldatud, hästi majandatud ja et metsal säiliksid need rekreatiivsed ja teised ülesanded, mis tagaksid liigirikkuse, tagaks mürakaitse, tagaks tolmukaitse ja tagaks inimestele võimaluse veeta looduses vaba aega, sest lõpuks inimesed ju suures osas sellesse piirkonda elama tulidki sellepärast, et saada linnast rahu. Siin on palju inimesi, kes tulid linnast nii-öelda metsarüppe ja rohelisse valda. Ja see oli rong, oli siit kohe näha, enne ei olnud näha, nüüd on. See oli mõned tänased asutamiskoosolekul olijad, kes elavad siin vahetult Tallinna maantee lähedal, ütlesid, et viimasel ajal on kuidagi rongi rohkem kuulda. Nüüd nad said aru, et miks on rongi rohkem kuulda, sellepärast, et eelmine nädal võeti see raielang siit maha, eks. Pidi maha võetama just see mets, mis on vahetult elurajoonide kooli ja muusikakooli taga, eks. Nagu Saku vald peab ennast roheliseks, nüüd me ei saa enam aru, seda rohelust raiutakse iga päevaga, iga viimase aastaga on seda rohelust nii palju maha raiutud, et varsti enam seda rohelust Saku vallal enam ei jäägi järgi ja sellest oleks väga kahju ja on viimane aeg alustada siis seda Saku metsa kaitsmist ning see uus organisatsioon sellega püüabki tegeleda ja nagu ma ütlesin, esimene samm on siis püüda läbirääkimisi pidada ja kui läbirääkimised ei aita, siis on ilmselt vaja võtta kasutusele ka radikaalsemaid meetmeid Saku valla metsade kaitsmiseks.